aga loodame, et seda vajadust ei teki ja et seal kõrgemal pool ka toetatakse meie iseolemist. Nii, ma annan siis üle proua Linnule või? Minul siin väga palju nüüd enam lisada ei ole, et ma tegin ühe väikese esitluse ja see esitlus oligi nõnda mõeldud, et nüüd ma juba neid slaide siin jooksutasin rektori sõnavõtu ajal, sest need haakusid just selle parasjagu selle jutuga, mida ta rääkis ja ta on suurema osa siis ära rääkinud. Võib-olla ma lisaksin siia juurde, et miks me tahame iseseisvalt edasi minna veel lisaks kõikidele nendele muudele põhjustele, millest rektor juba rääkis. Sest meil on tehtud ka päris selged arenguplaanid ja ma olen siia slaididele nüüd toonud need lähiaja arenguplaanid 2-3 aasta lõikes. Ehk siis me tunneme, et me kõik koos teie abiga saaksime nende arenguplaanidega hakkama ja vääriksime ka iseseisva õppeasutusena jätkamist. No, Kopli 101 õppehoone renoveerimine, mis peaks siis valmis saama uueks õppeaastaks. Hoovimaja renoveerimine, välimised tööd on seal juba tehtud, nagu te näete, on päris kaunikene, ta valmis saanud, kuhu siis suuremalt jaolt kolib kutseõppeosakond ja mehaanikateaduskond. Siis simulaatoripargi ruumide ettevalmistamine ja see nõnda nimetatud virtuaallaeva projekti realiseerimine. Kogu õppetöö kolimine, nagu te teate, on plaanis siis uuest õppeaastast siia. Rektor rääkis ka merekooli reorganiseerimisest Emera kutseõppeosakonnaks, mis siis on vormiliselt valmis, aga sisuliselt vajab veel siis tegelemist selle asjaga. Ja kutseõppe õppekavade integreerimine siis selliselt rakenduskõrgharidusõppe õppekavadega, et nüüd need, kes lõpetavad kutsekooli, saaksid juba rakenduskõrgharidusõppe läbida vähema või lühema ajaga. Ehk siis oleks paremini rakendatav võta. Teate, mis on võta? See on siis varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. Ehk siis kutseõppe lõpetajad saaksid just nimelt seda varasemaid õpinguid nii-öelda kaasa võtta rakenduskõrgharidusõppesse. Nüüd on väga oluline märksõna on rahvusvahelistumine, mida oodatakse kõikidelt kõrgkoolidelt Eestis ja ka Euroopa Liidus. Ehk siis üks selline moment, mis seda rahvusvahelistumist teenib, on Erasmus programm. Ma ei tea, kui palju te olete sellest kuulnud, aga see Erasmus programm on ka meie majas rakendatud ja selle raames on siis võimalik minna õppima kusagile Euroopa Liidu mõnda teise kõrgkooli lühiajaliselt ja tulla siis tagasi sealt saadud EAP-dega ja kanda nad siis oma õpingutes siin üle. Ja teine aspekt on see, et ka meie Mereakadeemia on kohustatud siis vastu võtma neid nõndanimetatud vahetusüliõpilasi. Praegu meil on üks türklanna siin õppimas. Ja rahvusvahelistumine tegelikult on selles mõttes raske on seda korraldada, et meil ei ole ingliskeelseid õppekavasid ja meil ei ole ka mõnes muus keeles õppekavasid. Ja nüüd, kui see välistudeng tuleb, siis meil ei ole mitte kusagile teda rakendada. Temaga tuleb teha individuaalset tööd. Aga kui meil oleks ingliskeelne õppekava või meil oleks ingliskeeles õpetatavaid üksikuid aineid, siis oleks see korraldamine ka lihtsam.
Aga nüüd laiem rahvusvahelistumine tähendabki juba siis võõrkeelseid õppekavasid, venekeelseid, ingliskeelseid, mis tahes keelseid me oleme võimelised siin õpetama ja tulevikus on plaanis siis vähemalt siis magistriõppe rakendada ka inglise keeles ja esialgu siis ka rakendus kõrgharidusõppes 1 või 2 õppekava viia siis paralleelselt, et ta on ka eestikeelne olemas, aga on olemas ka siis ingliskeelne või venekeelne või mõlemad. Ütle, et see võõrkeelne on tasuline. See võõrkeelne on tasuline, jah. Võõrkeelne õppekava on tasuline, et riigi eelarvest siis ei rahastata võõrkeelsel õppekaval õppimist. Ehk siis siia oodatakse siis enamasti ka teistest riikidest õppijaid, mis ei tähenda, et ka Eesti riigist ei võiks siin õppija tulla, aga see ei ole, see on siis tasuline, jah. Füüsikalabori sisseseadmine on plaanis sellel suvel, simulaatorpargi ehk siis niinimetatud virtuaallaeva rajamine ja ka uued õppekavad. Praegu on siin slaidil elektrimehaanika ja automaatika õppekava, aga miks mitte ka midagi veel lisaks, aga lähim plaan on siis selline. Nüüd ma korraks veel peatuks selle Erasmus programmi juures, ehk siis ütleks teile edasi info, et veel selleks suveks ja kevadeks on võimalik Erasmus raames minna praktikale. Praktikale siis mis tahes Euroopa Liidu ettevõttesse või firmasse. Ja meil on siis Erasmus koordinaator olemas, te leiate tema kontaktid loodetavasti meie kodulehelt, et kui kellelgi tekib mõtteid või soovi, te saate siis ka mingisuguse stipendiumi või rahalise toetuse sellelt programmilt siis praktika läbimiseks. Et palun võtke siis ühendust meie Erasmus koordinaatoriga, kui kellelgi veel peaks mõte tekkima, et ta tahab sellel suvel minna või kevadel praktikale kusagile välismaale. Et 9 kohta seal on, ma ei tea, kui palju on juba täidetud. 9 tudengit võiks minna praktikale välismaale. On siis ka sündinud koostööleping Balti laevaremondi tehasega teadus-arendustegevuseks ja praktikaks. Ja meil on olemas ka mitmed koostöölepingud teiste kõrgkoolidega, Maaülikooliga, Tartu Ülikooliga, Tallinna Tehnikaülikooliga ja see viimane seal sulgudes on siis Kaitseväe ühendatud õppeasutused, kus siis tuleval sügisel tuleb meile õppima 7 kadetti. Kuna siin on ka täna koos akadeemilise personali esindajad, siis on ka siis kavas meil kaasajastada töötasustamisaluseid, motivatsioonisüsteemi ja korrigeerida personalivajadust üldse, täpsustada koosseisunimmestikke ja võib-olla kvalifikatsiooninõudeid nendele, täiendkoolitussüsteem välja töötada ja rakendada arenguvestlused juba sellel kevadel. Ja ikka seda selleks, et kvaliteet, see õppetöö läbiviimise kvaliteet oleks parem ja tõhusam ja saaksime siis pakkuda teile paremat õpet. Ja institutsionaalne akrediteerimine, millest rektor ka rääkis. Selleks me peame valmis olema ja siin on ka roll teil ehk siis üliõpilastel, päris suur roll. Nimelt üks kõige suurem etteheide, mis meile täna ministeeriumi poolt tehakse, on see, et meil ei ole selliseid põhjapanevaid või laiaulatuslikke vilistlasuuringuid ja tagasiside uuringuid tehtud. Ja tänaseks on meil valmis saanud vilistlastele küsimustikud, tööandjatele küsimustikud ja siin ootame siis teie abi vilistlaskogu asutamiseks ja
tahame vilistlaskogu siis kusagil hiljemalt oktoobriks 2012 siis tööle saada ja nende küsimustike tagasiside saamise jaoks oleks selle vilistlaskogul suur roll just vilistlastelt ja tööandjatelt. Aga tagasiside küsitlused on valminud ka nendele üliõpilastele, kes on täna 1., 2., 3., 4. kursusel ja teie palun vastake nendele. Lähiajal te siis saate teada, kust need on kättesaadavad, kuidas te saate vastata, millisel kujul ja need ei ole teile küll kohustuslikud, aga palun andke meile tagasisidet, andke vastuseid nendele küsimustele, mis teile siis esitatakse. See on jällegi abiks selleks, et me saaksime anda teile paremat õpet ja tagada kvaliteeti ja olla ka siis ministeeriumi silmis nii-öelda jätkusuutlikud ja kvaliteedile tähelepanu pööravad. No, ministeeriumi kavadest rektor ka rääkis, siis 3 varianti oli viimases nõunike kogus laual. Emera ja Tõka-Tõka, Emera ja TTÜ ja Emera ka iseseisvalt, ka see variant. Ja oli ka siis jutuks on olnud ka koostöö teiste kõrgkoolidega, näiteks laborite ühiskasutuse osas, üld- ja alusainete ühisõpetamise osas. Meie omalt poolt oleme siis läbi viinud või koostanud SWOT-analüüsi kõikide nende 3 variandi osas ja oleme jõudnud järeldusele, nagu ütles ka rektor, et me tahame jätkata iseseisvalt kas või juba nendel põhjustel, mis teil siin küsimusi tekitas, et kas me hiljem oleme rahvusvaheliselt tunnustatud, on meie diplomid ja nii edasi, et kõiki neid riske maandada, oleks igal juhul mõistlik jätkata iseseisva õppeasutusena ja otsida siis pigem koostöövõimalusi, mitte liitumisvõimalusi, aga raskendatud on need koostöövõimalused just nimelt laborite ühiskasutus seetõttu, et meie erialad on väga spetsiifilised ja üld- ja alusõppeainete ühisõpetamine võib meile tulla või minna veelgi rahaliselt veelgi kallimaks, sellepärast et me peaksime siis sõlmima teiste koolidega õppeteenuslepingud, ehk siis me ostaksime õppeteenust teistelt kõrgkoolidelt sisse, mis ei pruugi olla sugugi odavam, võib minna veelgi kallimaks ja meie raskes eelarveseisus ei ole see täna ilmselt mõistlik. Nii et kutsun siis kõiki üles andma endast maksimumi, et tagada see, et me saaksime iseseisvalt jätkata ja juhtkond omalt poolt teeb seda sama ja täna midagi täpsemalt siis öelda ei oska, et lähitulevik näitab, milline otsus siis langetatakse meie saatuse ja staatuse osas. Kas on küsimusi mingeid mulle? Jah? Kas nagu see TTÜ-ga liikmine, et kas nad nagu tahaks ka meie kooli või kuidas? Mitte täiesti halvasti, mis see sõnus, aga või? Mina ei ole selles suhtes väga kursis. Ma võin öelda seda, et TTÜ on nõus meid võtma, kui pruudil on korralik kaasavara. See tähendab palju kinnistuid ja paks rahakott. Aga meil musta ei ole, ilus punaja. Ja TTÜ, nagu rektor enne rääkis, ei soovi seda kutseõppet sinna juurde, et siis tuleks see kutseõppe jälle kusagile ära lükata. Aga miks neil see kutseõppe soovib? Seaduses ei ole ette näha. Ülikooli seadus ei näe ette, et ülikoolis kutseõppet saaks õpetada. Kas see on kindel Lasnamäe hoone? Kuidas? See on kindel Lasnamäe hoone suletud. See kõik kolib siia üle. Seda võib-olla Aivo... Vaadake, Lasnamäega on niisugune lugu, et Lasnamäe halduskulud, mis meile pandi peale, eks ju, ilma et oleks ühtegi senti antud täiendavalt ülalpidamiseks. See tähendab, tegelikult anti meile see maja täiendavalt. Lasnamägi Mustakivi 25 oli juba, eks. Aga mina näen selles võimalust, et kui me hoiame kuskil 250 000 eurot aastas kokku Mustakivist loobumisega, siis me
saame arendustööd siin teha ja saame tõsta ka autojuhtide palgast kõrgemaks meie õppejõudude palga. Muidu trammijuht, kes siia teid kohale toob, teine